Isegi parimad multikad pole täiuslikud ja Peppa Pig on üks neist. Vaatame mõningaid naljakaid vigu, mida me Peppa Pigis leidsime. Näiteks episoodis Vanaisa sea kasvuhoone. Episoodi lõpuosas, kui vanaisa koer teeb tomatisalatit, märkasime mõnda naljakat viga. Kui vanaisa koer lõpetab salati tegemise, serveerita selle kõigile. Ja nagu me siin näeme, on kõigi taldrikud salatiga täidetud. Aga vaata, kui palju salatit on kausis alles. See on täpselt sama palju kui siis, kui ta selle esimest korda valmis tegi. Tundub, et vanaisa koer tegi lõpmatu tomatisalati vea ja see pole veel kõik. Kui tegelased hakkavad oma tomatisalatit sööma, on kausis ainult tomatid. Aga kui kaamera näitab uuesti kohta, kus kõik tegelased on näha, on kausis jälle basiilikulehed. Tõsiselt, selle salatiga toimub midagi kahtlast. Episoodis, kus Evi läheb esimest korda restorani, märkasime hulga vigu. Alustame laual olevatest tassidest. Alguses on selgelt näha, kus need asuvad, kuid vaid mõni sekund hiljem, ilma et keegi neid puudutaks, muutub nende asukoht järsku. Ja see pole veel kõik. Vaata issi põrsast hoolikalt. Kui ta söömist lõpetab, lükkab ta oma taldriku laua keskele. Aga juba järgmises kaadris on taldrik maagiliselt tagasi, tema ees, oma algses kohas. Episoodis Korvpall on üks päris naljakas viga. Kui kõik lapsed võtavad korvist rõngaid, näeme ka Zoe Zebra liitumas. Aga siin ongi probleem. Veel hetk tagasi polnud teda isegi klassiruumis. Kui just Zoe ei õppinud teleportima, on see selgelt animatsiooni viga ja sellega see ei piirdu. Kui kõik mängivad oma rõngastega, kaob Zoe jälle salapäraselt, justkui polekski ta seal kunagi olnud. See on peaaegu nagu ta oleks korraks ilmunud ja siis õhku haihtunud. Episoodis Kanjonimaa valmistub seapere Miss Jänese helikopterisse astuma. Vaata hoolikalt emme sea saapaid. On selgelt näha, et need on sinised. Kuid vaid hetked hiljem, kui ta laskub redelit mööda paadile, on tema saapad maagiliselt muutnud värvi lillaks. Kas ta pakkis kaasa varusaapad? Või on see lihtsalt järjekordne kiire värvimuutuse animatsioon? Järgmine viga on nagu väike kadumistrikk. Episoodis päästepaat jõuab Peppa sadamasse ja torisev jänes tuleb oma paadiluugist välja. Aga vaid hetked hiljem, kui kõik seisavad selle koha peal, kus Luke algselt oli, on Luke nüüdseks kadunud. Me ei näinud, et keegi oleks selle sulgenud või ära liigutanud. Kuhu see kadus? Võib-olla turistiva jänese paadil on salajane sisse tõmmatav Luke või äkki olid animaatorid lihtsalt natuke liiga kiired selle kadumistrikiga ja see pole veel kõik. Alguses, kui me vaatame paadi kangi, näeme, et see asub roolist palju kaugemal. Aga episoodi lõpuosas, kui nad ära purjetavad, on kang nüüd salapäraselt rooli kõrval. Kas torisev jänes paigaldas pöörleva kangi? Või otsustas paat oma juhtseadmed reisi ajal ümber paigutada? Selles episoodis tuleb külla Dr. Hamsteri kilpkonn, loomaarst Dr. Hamster, et rääkida lastele 3 lemmikloomast, kelle ta kaasa tõi. Ja kui ta lastega räägib, märkame, et ka Candy kass on seal. Kuid hiljem episoodis, kui Dr. Hamster märkab, et tema lemmikkilpkond on puu otsa roninud, kutsub ta preili jänese tuletõrje. Kui tuletõrje meeskond sündmuskohale sõidab, märkame nende taga autot. Aga probleem on selles, et Candy kass istub tagaistmel. Kuidas see võimalik on? Varem nägime teda klassiruumis, aga nüüd istub ta siin autos. Tõsiselt, see on tõesti kummaline viga. Osas Papaigla vaata tähelepanelikult, kuidas Peppa näitab paberilehti. Kõigepealt näitab ta pealmist lehte ja seal on sinine dinosaurus. Ta paneb selle tagasi. Siis võtab ta keskmise lehe ja seal on roheline dinosaurus. Ta paneb selle lehe kõige peale ja võtab jälle keskmise lehe. Pole raske arvata, et seal on sinine dinosaurus, aga ei, seal on hoopis lilla dinosaurus, kuid Peppa ei võtnud alumist lehte. Kuidas me siis 3. dinosaurust nägime? Osas ohutus ennekõike on üks väga kummaline animatsiooni viga. Kui issi põrsas avab turvavärava, vaata hoolikalt. See läbib sõna otseses mõttes Peppa ja Georgi näod, nagu neid polekski seal. Järgmine pole küll otseselt animatsiooniviga, vaid pigem loogikaviga. Kui Peppa ja George hakkavad maja beebikindlaks tegema, katavad nad kõik mullikilega. Aga siin on üks probleem. Kuidas nad ometi suutsid rippuva lambi mullikilega katta? Pole võimalik, et need 2 väikest põrsast oleksid selleni ulatunud. Osas issi filmikaamera märkasime mõningaid vigu. Peppa ja George söövad hommikusööki, kui issi siga saab oma filmikaamera kätte. Nüüd vaata siin lauda. Nagu näeme, on laual 2 kaussi hommikusöögi helbeid ja 2 klaasi apelsinimahla. Aga mõni hetk hiljem, kui issisiga paneb oma kaamera lauale, kaovad hommikusöögi helveste kauss ja apelsinimahla klaas ära. Ja see pole veel kõik. Hiljem episoodis ühendab issisiga oma kaamera teleri külge, et vaadata salvestatud videot.
vaata nüüd, kuhu kaabel on ühendatud. See on teleri alumises osas. Kui me näeme telerit lähemalt, pole ühendatud kaablit enam näha. Aga kui näeme tuba laiemalt, on kaabel jälle olemas. Episoodis Kylie känguru lähevad Kylie känguru ja tema pere Peppa koju külla. Kui nad jõuavad seapere majja, tuleb kogu seapere neid õue tervitama. Nüüd vaata seaperekonda hoolikalt. Me võime märgata, et Peppa ja George on otse issi sea ja emme sea ees. Aga probleem on selles, et kui kaader zoomib Peppa ja George'i peale, kaovad emme ja issi siga kaadrist. Kuid varem nägime, et nad olid otse Peppa ja George'i taga. Selles episoodis on veel üks viga ja see on veelgi naljakam. Pärast seda, kui Peppa ja George kohtuvad Kylie känguru ja tema venna Joey'ga, näitab Peppa Kylie'le, kuidas hüpata mudastes lompides üles-alla. Nüüd vaata, kui väike on mudane lomp. See on üsna väike. Aga kui teised tegelased hakkavad lompi hüppama, muutub selle suurus maagiliselt. Me näeme selgelt, kuidas lomp muudab oma suurust täiesti ootamatult. Nüüd liigume edasi episoodi taaskasutus. Kui Peppa läheb prügikasti juurde, siis kui sa hoolikalt vaatad, märkad prügikasti kohal mõningaid maale. Aga vaid mõni sekund hiljem ilmuvad needsamad maalid võluväel pliidi kohale rippuma. Ja lõpuks, kui emme siga näitab Peppale taaskasutuskaste, läheb asi veeli kummalisemaks. Me näeme kaste külmkapi paremal küljel, aga see pole üldse loogiline. Igas teises osas on külmkapp näidatud vastu seina surutuna, jättes nende kastide jaoks üldse ruumi pole. Osas vanaissa sea arvuti lähevad Peppa ja George oma vanavanemate juurde, et lasta parandada oma katki läinud kell. Kella parandamiseks läheb vanaisa siga oma kuuri. Nüüd vaata hoolikalt. Kui me vaatame otse kella taha, märkame tööriista korvi. Aga viga on selles, et mõni hetk hiljem kaob korv maagiliselt ära. Ja see pole veel kõik. Kui vanaisa siga lõpuks kella parandab, ilmub korv maagiliselt tagasi. Jätkame. Episoodis Mänguasja kapp. Märkasime mõningaid naljakaid vigu. Siin, kui sa vaatad ust, on seal kirjaluuk. Aga vaid mõni hetk hiljem, kui härra Zebra ukse avab, on lööts täielikult kadunud. Ja stseenis, kus Peppa annab kapijalad George'ile, tundub nagu tema käed kasvaksid otse lõua alt välja. Episoodis Väike põrsas toob Chloe kuurist välja lapsevankri, vaata hoolikalt kuuri ennast. Alguses on kuuri katusel lipp, kuid juba järgmises kaadris on see lipp täiesti kadunud. Ja siin on veel üks kummaline asi. Kui Peppa ütleb, et George on poistlaps, näeme selgelt nende kõrval palli, kuid vaid hetke pärast kaob see pall täiesti õhku. Osa raamatukogu ajal, kui issi põrsas istub maha, et lugeda raamatut Imeline betoonimaailm, on kuu ja tähed, mis varem aknast paistsid, nüüd täiesti kadunud. Ja osa lõpus hoiab Susie oma raamatukogu raamatut. Aga siin on viga. Varem oli see roheline, aga nüüd on see oranž. Osa Paluuni aitäh algab sellega, et seapere sööb hommikusööki vanaisa ja vanaema sea juures. Siin on emme siga kohe valamas mahla Peppa klaasi. Kui sa vaatad hoolikalt, siis kann on peaaegu ääreni täis, kuni ülemise sangani välja. Pärast valamist läheb tase madalamaks. See on loogiline, aga siin läheb asi veidraks. Kui emme põrsas pöördub George'i poole ja küsib, kas ta tahab mahla, on kann nägitselt jälle täiesti täis. Paistab, et emme põrsas on avastanud mingi lõputu mahlavea ja see pole ainus viga. Hiljem selles osas lasteaias istub Susie Richard jänese taga ja Peppa ees. Aga kui kaamera temale lähemale liigub, on kuidagi Edmund elevant äkitselt tema ees. Nüüd järgmise vea jaoks näitame teile klippi. Vaadake, kas suudate vea üles leida. Nendest seemnetest kasvavad ilusad lilled. Kas sa märkasid seda? Kui vanaisa põrsas räägib seemnetest, vaata, kus asub kastmiskann ja siis suumib stseen seemnete peale ning tagasi oma algsesse asendisse. Aga vaata kastmiskannu. Selle asend on kaadrite vahel veidi muutunud. Ja see pole veel kõik. Selles episoodis on veelgi naljakamaid vigu. Vaata, kuidas vanaisa põrsas trotsib gravitatsiooniseadusi. Sellest, kuidas ta karpi hoiab, peaksid kõik seemned korraga välja kukkuma, aga siin kukub ainult üks seeme korraga ja varem oli karp seemneid täis. Aga kohe, kui esimene seeme välja kukkus, muutus karp pooleldi tühjaks. Ja mõne sekundi pärast on karp jälle seemneid täis. Kas see on mingi lõputu seemnete viga? Ja selle osa viimane viga on tõesti kummaline. Kui vanaisa siga ajab linde minema, kattub tema käsi Peppa näoga. Nüüd kasvab Peppa näost välja käsi. Nüüd vaatame vigu osas hambahaldjas. Selles stseenis näeme selgelt lauaserva.
ja seal ei ole midagi. aga kui stseen zoomib välja, ilmub lauale taldrik spagettidega ja selles stseenis kõnnib Peppa trepi juures, kuid siin on midagi puudu. kas siin ei peaks olema keldriuks? ja mõnes osas viib see uks keldrisse, mõnes aga lihtsalt panipaika ja see pole veel kõik. kui Peppa peseb hambaid, vaata, kuidas südamekujuline sümbol tema riietel liigub ühelt poolt teisele. ja ka selles stseenis pole nende taga midagi. aga mõni hetk hiljem ilmub kraanikauss. ja järgmisel päeval, kohe kui päike tõusis, märkasime veel üht viga. tunnid möödusid ja päike tõusis. aga pilved siin ei liikunud paigastki. ja need olid mõned naljakamad animatsioonivead Peppa Pigis. kas märkasid veel mõnda, mis meil kahe silma vahele jäi? kirjuta need kommentaaridesse ja võib-olla toome need järgmisel korral välja.